idee tuli sellest, et kuna ma ise elan siin või olen siin sündinud ja puhkan siin ja siinsamas, siis käies siin ujumas ja nähes, et siin tegelikult käib päris palju rahvast, lapsi, peresid, et aja jooksul on see rannaäär siin või ujumiskohta sisseminek muutunud selliseks künkaliseks, mättaliseks ja ka see liivaala, mis on siit nagu siis kuidagi nagu peale vajunud, on selle muutnud selliseks ebatasaseks ja kohati ohtlikuks kindlasti ka, sest et kui sa siit sisse astud ja siis on siin siuke purunenud geotekstiil, astud sinna sisse, libised, et ei ole enam nagu nii mugav minna ujuma ja võiks olla ka ilusam, võiks olla funktsionaalsem selles mõttes, et siis kui on liivaala, siis saavad lapsed mängida liivas ja päevitada natukene mõnusam, et ikkagi see pind on siin hästi ebaühtlane. Seda randa kasutavad kohalikud, aga ka inimesed, kes on läbisõidul. Ma olen ise kohtanud inimesi, kellele ma ütlen, et ma olen pärit Palalt, ja ta ütleb, et ma olen siin seal ujumas käinud. Et kuna siin on need vesijalgrattad, siis ikkagi, kui sa sõidad siit mööda, siis sa vaatad, et ilus järvekene, väike pood, inimesed käivad siin supilaudadega ja peatuvad, aga muidugi enamasti ikkagi kohalikud ja ümberkaudsed inimesed, et minu teada ei ole nagu teist sellist avalikku ujumiskohta siin lähedal Kallatskivil või siis Kallastel. Selle projekti maksumus on 7000 €. Sellest siis eemaldatakse need mättad siit, tehakse see siledaks, paigaldatakse geotekstiili uuesti, et see pinnas siis ei tuleks siit ülesse ja tuuakse siis liiva siia rannaalale.